Alustame tänast naiste ettevõtluse konverentsi. Mina olen Reet Laja, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse juhataja ja koos siis ettevõtluskõrgkooliga Mainor ja naisettevõtlusorganisatsioonide võrgustikuga täna seda konverentsi peame. Me teeme seda 3. korda ja ma arvan, et see on väga oluline, et vähemalt kord aastas saada kokku ja siis koos arutada natukene probleeme, vaadata, mis kogemused meil on, mida oleks juurde vaja ja kas, mida ja kuidas riik saab abiks olla. Me oleme täna kogunenud just sellel päeval, kuna täna on ÜRO naisettevõtluse päev ja on sellel päeval tänavusel aastal on rida teemasid ka ÜRO poolt välja pakutud ja me oleme valinud siis mõned teemad, mida me nendest täna üles seadnud oleme, mitte kõiki. Aga me oleme enamasti kõigi nende teemadega nagunii varasemalt tegelenud ja tahame ka tulevikus tegeleda. Kõigepealt siis naised tehnoloogiaettevõtetesse, kusjuures ÜRO plaanis öeldakse, et mehed võiksid naistesse rohkem investeerida. Siis need naiste tehnoloogiaettevõtted, mis juba olemas on, et need võiksid võimsalt edasi areneda. Siis tuleb ka võrdõiguslikkust töökohtades edendada, soolist võrdõiguslikkust, jõustada naisi ja võtta teadmiseks, et niisugune säästev investeerimine ja naised, see on meie tulevik. Ka üle maailma täna kindlasti osa naisi räägib sel teemal, kuidas naised ja toiduettevõtetes ja põllumajanduses tegutsevad. Samuti, kuidas naised sotsiaalset heaolu edendavad ja meil on veel säästva arengu 17 globaalset eesmärki. Kõik, mida me võiksime silmas pidada, peaksime teadma ja peaksime silmas pidama. Seetõttu siis meil on üks tänane eesmärk on tähistada seda 19. novembrit ja teine eesmärk on mõelda juba Euroopa Liidu järgmise arengusammude peale, sest aastal 2020 lõpeb see eelmine periood. Ja ülejärgmisest aastast peaksime me juba olema siis koos kogu Euroopa Liiduga järgmises strateegilises arenguperioodis. Aga vaatame pisut tagasi, et mis me siis siiani teinud oleme. Natukene veel, siin oli ennem seda tutvumist naiste ettevõtluspäevaga. Tahame rõhutada seda, et nüüd juba on see naiste ettevõtluse päev levinud 144 maal ja paljudes ülikoolides ja kolledžites ja tänagi on meil siin olemas Mainor ettevõtluskõrgkool, kes on meiega kaasas. Nii et väga tore, et järjest rohkem ka ülikoolides ja kolledžites seda päeva tähistatakse või me koos tähistame. Ja see ÜRO organisatsioon naiste ettevõtluse päev, mis kestab tegelikult kogu aasta, valmistatakse ette, siis tuleb see päev ja jälle järgmine aasta valmistatakse siis ka jälle pikalt seda päeva ette ja siis
mõte on selles, et 4 miljonit naist üle maailma innustada tegelema ettevõtlusega ja oma arenguga ja samas siis tuua vaesusest välja 250 miljonit tütarlast üle maailma. Nii et see on ikka väga globaalne eesmärk. Meie aga oleme praegu veel Euroopa Liidu ettevõtluspoliitikaga siis aastast 2019, see kestab aastani 2020 ja me hakkasime sellele perioodile, mis praegu kestab, keskenduma juba aastal 2013, 2014, et see periood siis oleks ka naiste ettevõtluse osas toetatud. Me leidsime, et meil on vaja eraldi riiklikku strateegiat naiste ettevõtluse kohta, sest ühendavat strateegiat praegu ei ole. Siis meil on vaja saada paremat ettevõtlusalast statistikat, finantseerimise võimalusi paindlikumalt ja laiemalt saada kasutada ja loomulikult on alati abiks mentorprogrammid ja koostöövõrgustikud, mis toetaksid naisi teel ettevõtlusse ja ettevõtluses samamoodi. Ja tuletame lihtsalt korraks meelde, et meil oli ka rida ettepanekuid juba 2013 sinna kasvustrateegiatesse. Me tegime mitmeid ümarlaudu ja mõtlesime, kuidas ikka paremini siis naiste ettevõtlust arendada, sest teadagi naised on meil edasiviiv jõud ja neid on vähe rakendatud. Ja me ei saanud küll sinna strateegiasse kõike sisse, mis me oleksime tahtnud, aga naised on ise tublid ja sellel perioodil siin viimasel 5 aastal on väga palju nagunii ära tehtud. Ja siin praegu saab tuua kas või selle värske näite, et ühelt poolt Eenal ettevõtlike naiste organisatsioonil on noorteprogrammid olnud, kus käiakse, noored käivad ise koolides ja innustavad koolinoori ettevõtlusega tegelema. Lisaks muidugi on ka Junior Achievement, kes on aastakümneid juba seda majandusõpet ja ettevõtlusõpet teinud. Aga just reede õhtul valiti järjekordselt ka aastate naist ja noort naisettevõtjat. Ja hästi tore on see, et seekord sai selle noore naisettevõtja tiitli Mari-Liis Lind, kes on nii hästi teinud seda Tech Sisters ja DigiGirls ettevõtmist eest vedanud ja praegu on tal ka veel loovuskiirend Vivitaga. Sain aru, et jaapanlaste toetusel tegelikult. Nii et hoiame silma peal. Ja me oleme teinud siis rida muid asju veel naisettevõtjate toetamiseks. Erinevad organisatsioonid on tegusad olnud. Ja siis oleme mõelnud, et mida siis ikkagi veel vaja oleks. Ja Praxise uuring, mis on üsna vana ka, aga mis näitab, et meil on neid naisettevõtjaid aktiivsest tööjõust siis ainult 5% ja see on nagu peaaegu et poole vähem kui Euroopa Liidu 28 riigi hulgas, kus on neid 10%. Ja seetõttu me oleme siis viimastel aastatel ise tähelepanu pööranud sellele veel kord, et mida siis ikkagi teha. Ja vahetevahel võib-olla me arvestame ka kuidagi valesti, sest meil on aeg-ajalt, kuna ei ole piisavalt statistilisi andmeid, siis me ka oletame. Aga üks esimene samm on ikkagi see, et Statistikaamet annaks paremaid ja täpsemaid andmeid meeste ja naiste ettevõtluse kohta, sealhulgas veel ka noorte ja keskmises eas ja vanemas eas
naiste ja meeste kohta. Siis juba 2015 said ka ülikoolid toetust, et ettevõtlusõpet rakendada ja ma arvan, et sellest on abi olnud ja muidugi maakondlikud arenduskeskused on kogu aeg samamoodi tegutsenud ja ma loodan, et tegutsevad meiega käsikäes ka edaspidi. Et nendega tahame väga palju veel koostööd teha ja siis vaatame ka sellele otsa, et kuidas maakondlike arenduskeskuste nõustajad nõustavad, kas nad on sooteadlikud ka ja teevad õigeid soovitusi või kuulavad need abivajajad ära ja kuidas siis nad nendega paremini hakkama saavad. Ja mis meil vaja oleks, meil oleks vaja valitsuse toetust kogu aeg, nii ettevõtluse, hariduse, sotsiaalministri, nüüd juba keskkonnaministri, erinevate ministrite toetust. Ja mis me oleme püüdnud ise ka initsieerida ja tahaksime veel paremini tulevikus teha, on ettevõtlusnädalatel planeerida kas naisettevõtluse päev või läbivalt neid teemasid käsitleda. Näiteks sellel ettevõtlusnädala Tallinna päeval me oleme ise väljas olnud, on teised siin väljas olnud naisettevõtjad. Ma arvan, et me oleme juba sammult väga kenasti edasi läinud, aga veel ei piisa sellest, mis me oleme tahtnud teha. Ja mida me näeme, et mida peaks tegema ja siis eeskuju on väga tähtis. Nii on ettevõtlikud naised Eesti ettevõtlike naiste assotsiatsioon aastaid valinud ka aastanaist ja tihtipeale on see naisettevõtja, mitte alati, võib ka muudes valdkondades tubli naine olla. Seekord tahan ma rõhutada, et just valiti siis tõepoolest aasta naiseks ja Mööke Soogerpits, kes on täiesti tootmisvaldkonna juht. Tahan välja tuua ka Etna Eestimaal naised, kes kevadel valisid eelmise aasta naiseks, Sille Erala Järvamaalt. Need ka Etna naised on tublid. Lisaks teevad nad ka neid laenugruppe endiselt veavad just nendes väiksemates piirkondades, kus võib-olla kõik abi ei ulata muidu nendeni. Väga tublid. Ja siis ma ei hakka siin pikemalt rääkima, millised plaanid meil kõik olid, aga meie mõte on see, et me vajame siiski niisugust konkreetset juba tervikpilti ja konkreetset strateegiat terve riigi ulatuses ja ma loodan, et me saame sellega siis hakkama nüüd järgmisel aastal ja seejärel saame ka tegutseda järgmisel 5 aastal. Edu meile sel puhul ja te kõik olete selles kaasa kutsutud ja kaasa mõtlema ja tegutsema kutsutud. Suur tänu teile kõigile juba praegu, aga tegutseme edasi. Ja nüüd ma annan sõna majandusministeeriumi majandusarengu osakonna juhatajale Kaupo Reedele. Tema teab täpselt, mida majandusministeerium plaanib teha ja mis tal praegu päevakorras on. Just, või vähemalt arvab, et teab. Tervist! Kõigepealt on mul väga hea meel teile edastada meie uue väliskaubandus- ja infotehnoloogia ministri Kaimar Karu tervitused. Meil on ka hea meel, et meil on minister olemas. Ütleme niimoodi, et sellel aastal oleme siis purustanud ministrite omamise rekordi, et ühel aastal, ütleme, et aasta pole veel lõppenud, on meil olnud 4 ministrit. Seda ei ole õnnestunud mitte kellelgi teisel. Eks see jätab ka oma sihukese väikse jälje sellesse tegevustesse, aga
ütleme niimoodi, et on hea meel, et praegu Kaimar on meie juures ja on väga tegus ja selline asjatundlik inimene. Aga alati, kui ma esinen selliste suuremate auväärsete kogude ees, siis mul on alati vajadus rääkida ära kõigepealt oma sihuke mantra, et kes on seda juba kuulnud 100 korda, et see võib siis muudele asjadele mõtelda nii kaua. Et miks Eestis üldse ettevõtlusega peab tegelema, miks riik peab tegelema ettevõtlusega, mitte riik ei pea ettevõtja olema, riik peab ettevõtlust toetama Eestis. Siis selleks on väga lihtne põhjus. Eesti-suguses väikeriigis, kui me tahame omada iseseisvat riiki, selleks on vaja 2 olulist asja. Kõigepealt on vaja omada nende inimeste tahet omada oma iseseisvat riiki selles piirkonnas, kus nad elavad. Selleks on tahet avaldatud 2 korral, 1918 ja 1991. Järelikult tahe on olemas. Nüüd, kui tahe on olemas oma riiki omada, siis järgmine vajadus kohe on omada vahendeid selleks, et riiki üleval pidada, et pidada riiki. Ja pidada seda riiki üleval niimoodi, et need inimesed, kes selles riigis elavad, elaksid homme paremini, kui nad elasid eile. See tähendab seda, et rahva rikkus peab kasvama. Ja nüüd see, kus kohas siis need vahendid meile tekivad, kuna meil loodusvarasi on vähe kasutada, maavaradest me kasutame ainult põlevkivi, nüüd ei saa seda ka väga paljuski enam kasutada, metsa, siis see tähendab seda, et rikkus meie riik ja meie inimestele tekib ainult läbi ettevõtluse. See tähendab seda, et kui me tegeleme ettevõtlusega, siis me tegeleme Eesti riigi jätkusuutlikkusega. Ja rohkem ega vähem. Ja sellepärast on alati nagu oluline seda ka nagu endal kuklas pidada ja saada aru, et miks on vaja sellega tegeleda. Ja sellepärast kindlasti ma tahaks teid kõiki tänada selle eest, et te panustate sellesse Eesti riigi jätkusuutlikkusse ja see on väga hea. Aga nüüd, kui me vaatame siis praegu, et milline on meie majanduspilt, võtame kõigepealt nagu suuremad pildid ette, et võib öelda, et meil on hästi. Et majandus kasvab, on juba mitu aastat järjest kasvanud. Võib öelda ka seda, et vaatamata kõigile kasvab majandus ka järgmisel aastal. Ei ole praegu veel ette näha mingit olulist kukkumist. Räägitud on küll osalisest jahtumisest, aga jahtumine ei tähenda mitte seda, et majandus ei kasvab ikka. Aga kui me nüüd vaatame seda, mis meil siis selleks vaja on, et seda majanduskasvu siis ka ära kasutada ja oma asju teha, siis laias laastus jälle, nagu te teate minust pareminigi, et esiteks on sul vaja inimesi selleks, et seda asja teha, mida sa teed, kas siis tooted või teenused. Ja teiseks on vaja siis teadmisi, kuidas teha neid asju paremini. Inimestega on meil nii nagu on, et ettevõtjate kõige suurem probleem alati ükskõik, kes neid küsitlusi läbi viib või millal neid tehakse, siis viimastel aastatel tipus on alati tööjõupuudus, kvalifitseeritud tööjõupuudus. Ja tõepoolest on niimoodi, et kuna meie, siis võib jälle küsida, et okei, et kui see tööjõud on puudu, eks siis üks variant on tuua inimesi juurde, seal on meil ka teatavad piirangud ees. Võib ka siis vaadata niipidi, et kuna teine, ütleme riiklik või makroprobleem, mis meile nagu ette tuleb, on see, et meie palgakasv on kiirem kui tootlikkuse kasv. See tähendab seda, et kui see niimoodi jätkub, siis mõne aasta pärast võime me olla situatsioonis, kus me ei ole suutelised enam kui palka maksma, sest meil ei ole võimalik ettevõtet pidada, sest ettevõte ei saa kahjumiga toimida. Ja ma arvan, et see on kõige suurem väljakutse praegu meil üldse. Et kuidas sellises situatsioonis, kus tootlikkus on väiksem kui palgakasv, siis
leida neid lahendusi. Ja hästi laias laastus on lahendusi 2. Esiteks on see, et kas sa teed seda, mida sa praegu teed efektiivsemalt. See tähendab seda, et suures laias laastus tähendab see eeskätt digitaliseerimist, automatiseerimist. Või sa teed midagi targemat, midagi kallimat, kallihinnalisemat. Ja see tähendab siis eeskätt tootearendust, tehnoloogiaarendust. Nüüd, need on siis need laias laastus need kaks võimalust. Loomulikult sinna juurde, mõlema võimaluse juurde käib kogu aeg see, et meiega teadmised peavad tõusma ja teadlikkus peab kasvama. Siis see, kus praegu me panustame riigina ja majandusministeeriumina digitaliseerimisse, automatiseerimisse, on siis tööstusettevõtetele mõeldud digidiagnostika teenus, mida siis ettevõtja saab vaba turu pealt siis endale osta ja riik toetab seda siis diagnostika tegemist. Selle diagnostika tulemusena tekib investeerimise teekaart, millega siis võib minna kas siis juba panka või KredExisse. Ja kindlasti selle digidiagnostikaga me jätkame, sellepärast et huvi selle vastu on väga suur. Nüüd teisest küljest, kui me vaatame seda, et tootearendus, tehnoloogiaarendus, siis ka seal me oleme ettevõtjatel praegu abis igat pidi. Meil on olemas näiteks ka tootearendustoetus. Soovitan soojalt, kes veel ei ole tähele pannud, et vaadake EAS-i kodulehekülje pealt järgi, küsige maakondlikest arenduskeskustest, et seda tootearendustoetust on meil piisavalt. Öeldakse isegi niimoodi, et seda võiks palju rohkem kasutada. Sest see on vajalik ja oluline. Aga see on nüüd see hetkesituatsioon, et need kaks olulist teemat, siis digitaliseerimine, automatiseerimine. Aga kui me nüüd vaatame natuke edasi ja nagu ka Reet rääkis, et on tulemas ka uus periood, tuleb teha ka uued strateegiad, siis me oleme nüüd ette võtnud sellise suhteliselt julge sammu. Me loodame väga, et me jõuame selle sammuga ka lõpuni astutud. Ja see on see, et kui siiamaani on olnud majandus- või ettevõtlusstrateegia eraldi ja teadusstrateegia eraldi. Ja kogu aeg on ka ühiskonnas olnud mure selles, et kas siis teadus piisavalt panustab ettevõtlusesse, tehnoloogia arendusse. Siis nüüd me oleme kokku leppinud selle, et järgmine strateegia meil tuleb ühine. Ühine ettevõtluse teadusstrateegia. See on nagu erakordne riigi kontekstis. See ei ole varem kordagi juhtunud sellist asja, et kaks ministeeriumit teevad ühe strateegia. Ma võin öelda seda, et me see protsess iseenesest on väga hästi kulgenud. Loomulikult ma ei saa öelda, et meil on alati kõik üks arvamus Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Me oleme alati kõigis kohtades ühte meelt. Kaugel sellest muidugi ei ole. Sest et igaühel on ka oma põhikirjalised eesmärgid ja loomulikult ütleme, et sinna juurde tuleb veel see hirmus sõna nimega harjumus teha asju nii, nagu senimaani tehtud on. Ja nii meie poolt kui nende poolt teinekord võiks seda avatust rohkem olla. Aga samas ma olen veel kord, ma olen nagu väga positiivne ja ma näen, et see samm saab kenasti lõpule viidud. Ja veel kord selle asja mõte ongi see, et kuidas me kasutaksime rohkem ära neid tarku inimesi, kes meil Eestis on olemas. Meil on neid õnneks, meil on neid palju. Ja kuidas me saaksime ära kasutada ka seda potentsiaali oma toote ja tehnoloogiate arendamiseks ettevõtluses. Nii et need on sellised uued märksõnad, uued tegevused, mis meil on. Loomulikult kogu selle asja juures tuleb veel mängu see, et kokku on lepitud ka erinevad kliima
faktid, eks ju, me peame arvestama seda, et kõikides riigipoolsetes ja ka siis ettevõtluse poolsetes tegevustes järgmistel aastatel hakatakse üha rohkem ja rohkem tähelepanu pöörama sellele, mida nimetatakse siis nii-öelda kliimaneutraalsuseks, madalsüsinikmajanduseks ja nii edasi, et need märksõnad tulevad kõik mängu. Ja ka siin on oluline alati siis jälgida seda, mis ka meie ümber toimub. Selge on see, et meie jaoks endiselt jääb väga tähtsaks eksport ja see eksport laias laastus ju tegelikult eksport ja välisinvesteeringud on need, mis siis toovad nii-öelda piiri tagant raha sisse. Sellepärast, et jällegi kui piltlikult öelda, eks ju, et kui me paneme siin nüüd kenasti kõik, meil aknaid ei ole, paneme uksed kinni, eks ju, võtame kõik oma rahakotid välja, hakkame seda raha jagama üksteise vahel, eks ju, mis meil oma rahakottides on, siis tegelikult me sellest rikkamaks ei saa. See raha kulub varsti ära ja läheb puruks. See tähendab seda, et keegi peab vahepeal ukse lahti tegema, sealt nagu uut värsket raha sisse kütma, eks ju, see on nagu tore, lõbusam olnud. See tähendab seda, et me kindlasti ka järgmisel perioodil hoiame ekspordivõimekust endal sihiks. Kindlasti me tahame ka läbi EAS-i välisesindajate avada uusi turge, minna välisesindajatega uutele turgudele, kus neid veel praegu pole, rohkem ära kasutada ka meie aukonsulite potentsiaali, kes on meil väljasmaal abiks ja aitavad, et need teemad siis täpselt samamoodi. Aga jah, veel kord, praegune see väljakutse meil on väga selge, see on see, et kuidas me saame palgakasvu ja tootlikkuse probleemi ära lahendada. Nagu ma ütlesin, seal me vaatame selgelt digitaliseerimist, automatiseerimist, ühelt poolt, teiselt poolt tootetehnoloogia arendust. Meil on olemas need toetused, millega seda saab teha. Ja teiseks on siis see nii-öelda suurem väljakutse tulevikuks, kus me siis rohkem targemat majandust ja siis samamoodi siis see süsinikuneutraalsus, et need on need märksõnad, mis meid siis ootavad. Aga veel kord, ma tahan teid kõiki väga tänada, et te panustate Eesti jätkusuutlikkusse. Suur tänu! Üks või kaks küsimust. No nii oli. Kas te olete märganud, kas te olete märganud, et poliitiline ebastabiilsus, ütleksime nii, on mõjutanud ettevõtjaid, tekitanud neid pessimismi või tuju on halvaks läinud ja välisinvesteeringuid. Kas teil on ka selline arvepidamine? Jah, kui ma ütlen niimoodi, et mul arvepidamist, nagu sellist füüsilist ei ole, aga psühholoogiline kindlasti. Muidugi on. Selles mõttes, et see on tõsine teema, et eriti kui rääkida välisinvestoritest ja siis tihtipeale viimastel võib-olla aasta jooksul on tulnud mõnigi kord selgitada, et tegelikult meil on kõik korras. Tegelikult meil on endiselt avatud majandus, tegelikult meil on endiselt toimivad süsteemid ja ma arvan, et need teie hulgas, kes on teinud ka välismaal äri ja asutanud seal firmasid, siis tegelikult teavad, kuivõrd lihtne on Eestis asju ajada. Et see kõik toimib endiselt, aga jah, et see teema on üleval. Me tegeleme sellega, peame tegelema sellega, aga õnneks ta nagu nii väga suurt matsu veel andnud ei ole. Hoiame kõige. Ja aitab ka, me hoiame ennast ajagraafikus ja me täname väga selle ajaleidmise eest, sest kust me ikka teada saame.